et tavaliselt jäädakse sinna 3., 4. astmesse kinni, mis on siis käime need üle, need surmaga leppimise esimene on denial, et seda ei ole olemas, sa ei tegele selle teemaga, teine heitus. No jah, heitus või noh, ka üldse, et sa üldse ei võta osagi, denial inglise keeles kliima ei muutugi. Jah, või et ta on alati muutunud, mis sest, et see alati muutunud inimese homo sapiensi mõttes on 280 000 aastat on ta ikkagi suhteliselt stabiilne olnud. Et alati muutunud stiilis 3 miljonit aastat tagasi uudiseks inimestele homo sapiensi polnud olemas. Ei pidandki kohanema selle olukorraga. Nii, aga heitus? Teine? Heitus oli, siis teine oli viha. Ja, viha. 3. oli depressioon. Kuskil lähed vihaseks ka? Ja see ongi teine, siis sa tahad ka tegutseda ja siis oli see parking, esimene on nii, alustame. Me ei ole ette valmistanud inimestel. Neitest saad silmse kätte need. Esimene on see denial, eitamine, teine on kauplemine, et stiilis, et ma võtan nüüd plastikkõrre asemel selle paberist kõrre, et sa hakkad otsima neid nii-öelda hopium, inglise keeles nimetada hopiumiks, kuidas see oli loobium või see nagu hakkad endale süstima mingisugust rahustavat narkot ja lootust, loobium oli see eestindus sellele sõnale. Ja 3. on siis viha? Viha jah, et sa saad aru, et tegelikult asjad on halvasti. 4. on depressioon. Keegi on süüdi sellest. Jah, ja keegi on süüdi ja kui me selle ühe asja nüüd ära lahendaks, kui me ehitaksime need tuumajaamad, siis oleks kõik korras. Või saame süsinikku nüüd tolmuimega. Et ikkagi jah, ja siis 4. on depressioon ja 5. on siis leppimine. Ja tavaliselt paljud jäävad sellesse kuskile sinna 3. ja 4. vahele kinni ja ei lähe sealt edasi. Et ma tahaks loota, et me Madisega oleme sinna, kuidas on see 5. ma vahest mõtlen, et äkki ma olen äkki on mingi 6. tase veel olemas, mingi transcendentaalne tase, et ma olen selle saavutanud mõni kord. Aga need olukorrad võivad ka vahetuda, et ma ei suuda näiteks ka alati mööda maanteed Tallinnasse sõites jääda neutraalseks lageraied vaadates. Et ma olen sellega leppinud, metsasõda on kaotatud, kõigile kuulajatele ka teadmiseks, metsasõda on kaotatud ja ei ole nii, et Indrek Vainu kaotas metsasõda, me kõik kaotasime. Et samad puidufirmad on kaotanud metsasõda, aeg ei ole selles mõttes lineaarne, vaid et kõik asjad on juba toimunud ja kõik asjad alles toimuvad. Et see kaotus ühel hetkel on kõigile ja metsasõda on läbi, et võtke rahulikult. Kes selle võitis, selle metsasõja siis? Keegi ei võitnud, kõik kaotsid. See oligi siuke, nagu ikka sõdadega on, kõik kaotavad. Kaotavad sõdurid, kaotavad emad, kaotavad isad, kaotavad lapsed, kaotab maa, kaotab loodus, kõik. Sõjas ei ole võitjaid, mitte kunagi ei ole võitjaid, kuigi nii-öelda monumendi püstitajad seda üritavad ajutiselt kuskil mingid kasumid tõusid korraks. Nojah, aga